värapaneku õigus. Nõmme Kaljule siit nüüd ei. Toob selle palli välja, uus pall kasti ja pääseb Oigu vabalt sealt lõppude lõpuks löögile. Edmanson lahti, mõõtus hakkab tulema, võtab siit löögi jala peale ka. Nüüd on võimalik tulistada ja see pall sinna silma paistnud on ja nii-öelda pildis olnud, jätab hästi sinna värava ette. Velko kaitseliini hetkel hästi lahti arutamas, tuleb sealt löök ka värava peale, aga seal ei suuremasti ka nüüd, aga esimest adressaati ei leia, seal nüüd Riiko Sett käib ka ära ja väga halvasti. Nüüd väga kehv pallikaotus, kingitakse Mõttusele kuulde võimalus, läheb, vajutab ka ja siit tuleb esimene ära. Hea mees paneb nagu papinaelu neid palle sinna väravasse. Mõttus korralikult keerutas sinna paremale poole posti kõrvale ära ja no kui sa siukse võimaluse mehele pakud, siis näitab, et siin tuleb veel jalgpalli jalanuu ka läikima lüüa. Ja no see oli ikkagi kingitus siia. Viivatbettide analüütikute töö siis. Seal vaatame selle olukorra ära ja sealt nüüd toob välja kindel selle. Duubelvõistkondi tabeli tipus, siis hetkel on see natuke teistsooda läinud, vaatame selle ära. Saupõld paneb selle palli vasakule posti kõrvale ära ja Velko hakkab siit oma teed minema. Läheb, teeb seal oma. Läheb, teeb seal Velko fännide ees ka tähistused ära ja hakkab sealt taas Velko tulema. Salu pikk pall siia vasakule äärele. Ja jäetakse väga hästi löögi peale ja kindel peab sealt nüüd taas tõrjuma pall väljakul ja vaatame selle siit ära ja oi, kindel sealt nüüd tuleb taaskord päästa, et ei olnud siin ruumi leidis, aga see äärevahetus hetkel võtab sedavõrd kaua aega, et seal Velko mängijad jõuavad juba organiseeruda, kui nüüd tuleb kaitses tegutseda, Paava jätab löögi peale, Mõttus ka ja lükkab siin 1-1 Edmanson ja vajutab selle palli. Oi, tuleb see sealt kuidagi imekombel välja, tundub mulle, et see löök nii latti kui posti ja lõppude lõpuks ikkagi teisel pool väravajoont ei maandunud. Eks vaatame, kui siin mingisugune mänguseisak toimub, siis ilmselt saame ka sellest olukorrast kordust näha. Kala jätab siin Tõnistele ja Kalju ka nüüd suuremate. Siitud võimalus. Edmanson annab selle palli sinna ründeliini ka. Saupõld saab selle kätte ja Oigu vabalt. Mõttusel on võimalik oma teine tänasest võtta. Läheb. No saame näha. Selles suhtes, et esimene ei olnud tegelikult üldse paha. Nüüd tagapost ja kolmas tuleb sealt ära. See värav pannakse sahisema ja seal nüüd mängumehel naeratus ka näol. Edmanson, see, mis ta siit otsinud on, see, mis lendas latti posti ja sisse ei kukkunud, tuleb nüüd peaga mängust ära ja saab Johannes Edmanson oma selle hooaja esiliiga 4. värava kätte ka. Valita mängida, et vaatame selle ära. Oi, kui hästi siin Mõttusele anti, teeb veel sellise sitaaniliku ruletiga. Mõttus. Sealt nüüd otsib löögi koha ka, aga sealt lendab, aga saame ära näha üsna korralikust positsioonist Kangur palliga ka, aga jääb pisut selja taha, tuleb löök ka, aga see ei taba nüüd. Oli siin korraks vahetusmängijate pingi poole liikumas, aga vaatame selle olukorra ära, see pall sealt nüüd küljevõrku tabab ja kui siit seal nüüd veel korralikult see pall lahti ja saadakse seal tõesti, 2018. aastasse see viimane võit jäi ja 6 aastat vaatame selle ära ja siit pannakse värav taas sahisema. Ja kui sundist juttu, siis Ernits selle palli sealt väravasse paneb, tabloole numbrid 4-0 ja nagu ma sellest just rääkida sain, et analüütikud seda siit ette nägid, siis Ernits ütleb märgitud. Mõttus saab siit uuesti tulema hakata vasakut ääret. No mul on tunne, et see mees tahab teha ka ja niimoodi on, läheb sealt löögile ka, aga see löök nüüd üle ja kõlab ka kohtuniku lõbuvile. Siit
kaugelt Tartust külla sõitnud Tartu jätka Velko täna Nõmme Kalju duubelvõistkonna üle 4-0 võidu võtab ja minuga siin mängu järgseks intervjuuks Hannes Lillemets, et alustaks laseks sul äkki enda sõnadega kokku võtta, et ilmselt ei ole tulemus, millega rahul olete? Nojah, viimased siuke päris mitu mängu ei ole tulemus olnud selline, millega rahul olla, aga vaikselt hakkab vist kohale jõudma, kus me siin esiliigas nagu päriselt oleme ja peamegi juurde panema igat moodi. Et no, ma ei tea, esimene ring võib-olla siuksed jõujooned joonistab välja, et kuidas nagu endal tegelikult päriselt tunnen, et hetkel need duubelvõistkonnad sinna justkui esiliiga tabeli allapoole jäänud on, aga kas tunnen ka siuke või tegelikult saab kõigiga mängida? No tegelikult muidugi saaks mängida, aga ütleme nii, et kui esindus praegu ei tulnudki esinduses kedagi alla ja saimegi 4-0 tuppa, et jah, peame ise juurde panema, nagu ma ütlesin, ja loodame, et tuleb esindusest appi ka natuke rohkem. Ma küsiks võib-olla sedasi äkki konkreetsemalt, et mille taha täna jäi? Raske niimoodi öelda, et viimased 3 mängu on kuidagi millegi taha see jäänud, aga ongi, ma arvan, mängijatel see enesekindlus, et millal sööda, millal pressi minna nagu ei osata ja kuidagi taktikaliselt ka vaja nagu rohkem aru saada mängijatel. Noh, mis siit kaasa võtta on selles suhtes, et ega järgmine mäng ilmselt lihtsam ei tule? Ei tule helvaga, et algus nagu, kaitses korras algus oli, et kui oleks 0 taga, siis punkt oleks nagu kindel. Aga ongi, et me peame alguses kaitsekindlalt korda saama ja siis hakkame ülevalt vaatama, kuidas see pressinguga teha. Aga ma võtaksin siin äkki asjad kokku, et ma laseks su võistkonna juurde ära. Aga aitäh sulle. Minuga siin siis mängu järgseks intervjuuks Erki Mõttus, et pigem saab teile vist õnne soovida. 4-0 võit, taga hoidsime puhtana, selles mõttes on töö korralikult tehtud, et võib rahul olla. Ma arvan, et ega te millegi vähema järgi siia ei tulnudki, et Velko ikkagi üsna suurepäraselt seda hooaega alustanud. Mis meil on 20 punkti, nüüd saime vist kätte, et päris viisakas esimene ring, et eelmine aasta vist oli 17 punkti äkki või, et see aasta ka esimene voor natuke gramm paremini edasi nagu liigutud, et võib rahul olla, jah. Mu ülekandes julgesin öelda, et ilmselt olete vähemalt enda keskes tiitli nõudlejad, et seda te see aeg jahite, et kuidas endal tunne on või sellele hetkel ei mõtle? Eks me eelmine aasta ka jahtisime, aga lõppresultaat oli see, mis tegelikult väga nagu ei rahuldanud, et tegime seal klubi rekordi küll, aga oleks tahtnud enamat, et see aasta ka, et esimene voor on läbi, siit tuleb nagu jätkata samamoodi, et vist eelmine aasta see teine voor ring oli nagu natuke kehvem, et saime seal vist 13 punkti äkki või. Et see aasta proovime natuke rohkem seda stabiilsust hoida, et lõppastmes loevad punktid tabelis, mitte see, et siin üllatad mingit meistrisatsi ja siis kuskil annad punkte ära, et stabiilsus on see võti see aasta. Ma äkki räägiks su enda mängust ka, et värava said kätte. Äkki kommenteerid seda ka? Jah, ütleme nii, et see hooaeg on vist kõik siin 9-sse nagu läinud, et üks täppinn oli, et võiks niisugused lihtsamad väravad ka nagu ära realiseerida, et oleks võistkonnal lihtsam, et pluss endal ka, et kuidagi raskelt tulevad need väravad tegelikult. Et publikul kindlasti ilus vaadata, aga mängijana tahaks ka seal lihtsamad ära lüüa, jah. Vähemalt hetkel jooksvas tabelis oled nüüd esiliiga ainuliider väravate arvestuses, et kui tähtis see tabel sinu jaoks on? Ei, selles mõttes, et tore ikka lõppastmes, kui läheb mulle hästi, läheb ka võistkonnal loogiliselt võttes nagu hästi, et eks mina olen nagu oma parima siin väljaku peal ja proovin statistiliselt aidata nii palju võistkonda kui saan ja lõpuks loodetavasti kajastub see ka võistkondlikus punktitabelis. Aga ma laseks ka sinu võistkonna juurde tagasi, et edu. Siin mängu järgseks intervjuuks ka Velko peatreener Jaanus Reitel, et saab ilmselt õnne soovida. Ikka jah, võitan alati jah. Kas täna tuli väljakul välja kõik sedasi nagu soovisid? Põhimõtteliselt jah, et eks meil on, et ka see hooaja algus oli veel rabe ja täna oli, mängupilt läheb step by step paremaks ja täna oli ka oluline seda mängu nagu väga hästi manageerida ja kontrollida ja müts maha mängida, sest nad tegid seda väga hästi. Kuidas sa siin ise hooaja algusele tagasi vaatad, et üsna ideaalne algus või mis? Esimene kuu ei olnud ju ideaalne algus, et
saime kongutades 3-2 sealt Tammekast jagu, siis 1-1 viik Kaleviga on ju, tabeli viimased, siis tuli Elvalt veel kolakas ja Elvas kätte, et tegelikult hakkas päris raskelt, aga peale seda on vahest ongi, et sihuke raske algus ei pruugi alati paha olla, et see nagu sunnib kõiki nagu natuke ennast paremini veel kokku võtma ja pingutama ja aprillikuu läks nagu suhteliselt hästi, et siin ülemiste otsa satside vastu siis saime, mis oli 3 võitu ja 1 viik, et täna ka. Aga noh, ma ütlen, et ka need, et mis nagu hooaja edu määrab ka on see, et see alumisel otsal väga palju punkte ära ei annaks, et noh, selles mõttes olime täna tublid jah, võisime kõik ellu ja mängijad isegi said mõnusalt nautida, et saame selle flow peale, et küll see mängupilt veel meil ilusamaks läheb. Kui sa siis ütles, et päris ideaalne algus ei ole, siis ma eeldan, et te siite veel kõrgemaid tippe, et see teine koht ei ole ilmselt teie jaoks lagi, et te sellest ei mõtles edasi? Mina võtan seda niimoodi, et ma lähen mängu haaval, et tegelikult ongi, et ma räägin veel kord, et Nõmme Unitedi suur edu on see, et nad on profisats. Meie oleme ikkagi nagu, meil on üliõpilased, tööinimesed, koolipoisid, et me teeme õhtuti trenni, kus inimestel on juba nagu pikad päevad selja taga, et see pole see ja noh, ma ütlen, et minu austus nende kutide vastu, et nad tulevad, viitsivad pingutada, suudavad ennast kokku võtta ja minu asi ongi seda asja nagu neile võimalikult huvitavalt ja optimaalselt hästi teha, et võistkond niimoodi ette valmistada, et me suudaks mängida nagu võimalikult kõrgete kohtade peale, jah. Siin rääkisid ise kergelt veel kiiresti Tammeka nii-öelda kangutamisest, et nüüd tuleb ka järgmine mäng nendega, et ma arvan, et mis sinna mängu kaasa siit täna just täpselt võtate? No ma arvan, et suures pildis see mängu manageerimine ja et hoida mäng kontrolli endalt ja siis noh, kindlasti teine asi see, et me suutsime nagu väga hästi nagu arvestades, et meil oli eile ka vaba ja kõik valvuripäevad ja asjad on ju tegelikult, aga et mängid suutsid selleks mängus nagu väga hästi keskenduda, et ma arvan, et see ongi teine oluline asi, et jah, et sa võid siin Viimsite asjadega hästi mängida, Nõmme Unitedid võita, kui sa järgmine kord saad tabumise alumiselt otsalt peksa, siis on ju on nagu -3, et noh, see ongi see oluline koht. Et jah, ma arvan, see ongi see, et hoida nende motiveeritust üleval ja see mängu manageerimine. Aga aitäh sulle, ma laseks ka sinu vist.